Mina olen Kristjan Lumist. Ähvardas kaupluse töötajat Joonas Lipsu kaela 2 korra keeramisega, öeldes, tead mees, kui sa veel lubad mu lapsel siin olla, siis ma keeran su kaela 2 korra. Siis ta pani käed leti peale ja tuli mulle ebamugavalt lähedale, vaatas mulle otse silma ja ütles, et kui ma luban ta lapsel veel siin olla, siis ta keerab mu kaela 2 korra. See oli hirmutav. Jah, ma väga kartsin sellel hetkel, mind pole keegi enne niimoodi ähvardanud ja ta oli tõesti nii lähedal mulle ja ma hiljem nägin, kuidas ta Alarit lõi ka, nii et ma tõesti sel hetkel juba kartsin ja hiljem kartsin veelgi. Sõnadest ei piisa, tegusid on vaja. Ja kutsun sind Eesti Ametniku MTÜ-sse. Ma olen puhas nagu prillikivi. Ametniku MTÜ hakkab tegelema valetavate ametnike leidmisega, nende uurimisega ja lõpetamisega, et nad ei valetaks. Nad peavad vastutama hakkama sõnadest. Ja valetav ametnik minu jaoks on korrupeerunud ametnik, samamoodi nagu poliitik on. Valetav poliitik on korrupeerunud poliitik. Kõik sai alguse raha saamisest, salaraha, vastuvõtmisest, liberaha. Paljud said, ei meenu kõik, aga vist said. Ester Tuiksoo, Kalev Kallo, Villu Reilian, Arvo Sarapuu, Ummelas Mart, Matis ongi Sepp, Toomas Lepp ja Elmar Sepp, Karin Tammemägi, Priit Toobal, Priit Kutser, Ivo Parbus, Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Ei, Heimar ikka ei saanud. Või sai selline tohuva pohu, et segi läheb. Kes sai salaraha ja kes jäi ilma, oksa tuline muna küll. Ja meil kubiseb nendest. Aastast 2007 on juba prügimajandus Eestis täie hooga käima hakanud. Kui meil veel Villu Reilian aus mees oli 0,5, pole paha. Keskkonnaminister. 2011 hakkas prügimajandus täie hooga Reformierakonna alt käima. Me teame, kuidas muuta elu paremaks kõigil. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Ja tänase päevaga oleme jõudnud sellesse momenti, et me elame prügimägedel. See on prügimägi, kus ma kõnnin praegu. Külas stuudios Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilabert. Tere hommikust. Tere hommikust. Kuidas see tundub? Kas Eesti vajab taolist jäätmepööret? Miks ta seda vajab? Ja võib-olla on meil juba vähemalt seadusandluses kõik olemas, aga oleks vaja seda, et inimesed vastavalt ka käituksid. Siin tuli nüüd, saan aru, 3 asja enam ühe küsimusena. Et tõenäoliselt sellist suurema pööret on eelkõige vaja siis inimeste käitumises esmajärjekorras. See on Keskkonnaameti peadirektori arvates prügimägi. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Sealt jões on elamupiirkond, ka siin prügimägi. Seda arvab ka Keskkonnaamet. Seal on sikerdatud, ei kujuta ette, kuidas tehakse prügimägesi oma tuttavatele. Ma ei tea, kuidas need asjad käivad siin Eesti riigis, ma ei ole siiamaani sellest aru saanud. Vahet ei ole. Tori vald, sellest ma ei üldse rääkida, vana Sauga vald. No arendaja ütles, et tema ei tea midagi, tema on kõik asjad tellinud ja ehitaja vastas, et tema ei tea midagi, sellepärast, et oli ju mingisugune järelevalve. Siin loos on 5 asjasse seotud osapoolt ja vald. Igaüks neist on teinud vigu, aga ainsad, kes kannatavad, on korteriomanikud. Kuidas on võimalik, et 2007. aastal andis vald kasutusloa majadele, mis ei vasta projektile ega ehitus- ja tuleohutusnõuetele? Kasutusload anti välja, kas anti kergekäeliselt? No
ilmselgelt on tehtud menetluses teatavas mõttes mingisuguseid lihtsustatud lähenemisi, ehk siis on mõned asjad, võib ka öelda, natuke kergekäeliselt välja antud. Oota, menetlus tehtud lihtsustatud lähenemisi, mis see tähendab? Selles mõttes, ütleme niimoodi, et on tehtud vigu. Ei saa öelda, et menetlus oleks 100% puhas. Seal on täis kubisevatest valetavatest ametnikest ja seega on nad korrupeerunud. Oma huvid, millegiga nad räägivad, kirjutuslaua tagant mögisevad. Paneme aga hõõguvatele sütele. Mis on Eesti ametnik? MTÜ eesmärk tuvastada valetavad ametnikud, nad lihtsalt töölt minema panna ja puhastada. Hakkame puhastama nendest ussitavatest valetavatest eluaegsetest ametnikest, mis ainult mögisevad midagi. Siis sittagi nad ei liiguta. Ja samas on neid väga palju häid. Konkreetselt ma võin öelda, mis ametkonnad on. Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Terviseamet, KOV-id, Tori valv, vana Sauga valv, nad on ju meistrid, nad on suutnud isegi Hirvepargi teha niimoodi, et elamu 500 inimest elavad uaeselt, nad on laenud asjad peal. Me ostsime ju korteri majasse, millel on väljastatud kasutusluba, mis tähendab seda, et see maja peab vastama kõikidele ohutusnõuetele. Ja nüüd tuleb välja, et me peame ise hakkama nüüd korraldama seda, et nüüd hakata tuvastama neid puuduseid, mis tegelikult olid olemas kasutusloa väljastamise ajal. Praegu nagu suruvadki kõik ametkonnad meid kui siis omanikke seda kõike tegema. Kuigi omanikud ju ei ole ju tegelikult tänases hetkes süüdi. Aga ametnik ütleb, ja ongi puuksu laseb ja ongi kõik hästi, läheb, tõmbab aga Pemmiga kapsu vallamaja ja sealt tõmbab jälle minema. Et siuksed ahvid on. Mis me teeme siis? Meil on midagi teha. Siiamaani ei ole kedagi huvitanud, see kõik laulavad mingi laule ja... Ma ei tea, kas ma läheksin sõtta selle riigi. Läbi mädanenud. Hirvel on väga ainulaadne juhtum, et me eeldame ikkagi, kui kasutusluba on väljastatud, et siis kõik nõuete kohasus on kontrollitud. Ütleb Tori vallaarhitekt, et inimesed peaks tegema korterit soetades rohkem eeltööd. Enne kinnisvara soetamist kontrolliksid hoolega, mida nad ostavad, kuhu nad ostavad. Minu poolest võid täiesti kuulata kuulujutte ja küsida omavalitsusest, kas teil võib mingi tagapõhi taga olla. Et kui inimene ostab auto, siis ta käib tehnilisest kontrollist läbi ja tassib ta veel korra arki, et oleks jumala kindel, et auto oleks 10 aastat saaks veel sõita. Et nad käituks nii, nagu nad autot ostes käituvad, kontrolliks. Samad ametnikud on esimesed, kes lesta temad või tõmbavad teise lipu kohe. Ja samamoodi minagi võin öelda. Tule liitu Eesti ametnik. Ja sa näed, me hakkame ametnike suhtumist muutma inimesteks. Nad peavad ennast inimesteks, aga nad kuidagi peavad ennast kõrgemateks kuidagi. Just neil on mingid õigused, nad peidavad ennast vapi taha, nad ise riputavad endale ordenid minna või kätte või ma ei tea kuhu. Peaminister Andrus Ansip ja proua Anu Ansip.
loomulikult see, mis möga neil suust välja tuleb, see vallavanemad ja asjad, hoolime ja teeme. Kallis sõber, sa käid ise tööl selle jaoks, et vallavanem sinust hoolida saaks. Mõtle selle peale, neid on kubiseb. Ma olen päris kindel, et vähemalt üks 3 põhjusest on see väga rikas, võimas, ürgne loodus, mis meil siin Eestis on. Ja selle eesmärk on tuvastada valetavad, seega korrupeerunud ametnikud, aeg on makse maksta, Mats. Oleme lihtsalt Eesti matsid, siis Saksa härrad need, kes me laua ära katsid. Vaadake Masvek teotöös valgust näe, seda jama endast ajab annab tagavad. Kõrjatuuli loomavaasid läbi elu, siun kui sa oled eestlane, siis ole parem kuss. No on ju reede, maksuvaba päev. Kes vägistavad tavalisi inimesi, nii nimetatud seadus, põhiseadus, aga ise sülitavad nende seaduste peale. Ja ma olen isiklikult võimeline minema selle ametniku ukse taha, selle ametkonna ukse taha ja kutsuma välja selle valetava ametniku. Ja kui valetav ametnik, kes ta on? Oi, ta on korrupeerunud ametnik. Miks ta on korrupeerunud? Sest Eesti riigis ei saa olla, riik ei saa valetada. Ametnik valetab, aga kelle nimel ta valetab? Enda nimel, ta saab palka selle eest, oma sõprade nimel valetab, oma huvide nimel. Nagu alati selles protsessis, ikka uuesti ilmnevaid bürokraatlikke tõkkeid kiiresti likvideerida, seadmata samas ohtu süsteemi usaldusväärsust. Head kuulajad, me peame rääkima ka Eesti hingeseisundist. Nüüd, kui vallapiirid on kaugemal ja vallamaju vähem, peab ühiste vajaduste märkamise ja neile vastamise süsteem põhimõtteliselt muutuma. Jah, riigipidamist tuleb kahtlemata tänapäevastada ka institutsioonide tasemel, optimeerides, mitte juurde ehitades, seda me tunneme riigireformina. Kuid suurem muutus, mis aitab meil jõuda sidusa ja hooliva ühiskonnani, toimub meie kõigi osavõtul. Ma ei tea, eks me saame teada seda ja mida rohkem meid on, seda rohkem me teada saame, sest see asi tuleb ära lõpetada, sest see asi läheb nii hulluks siin. Ja ma ei räägi teile mingi lamemaalased, ma ei räägi teile ufod tulevad, ufod lähevad. Ei, siuksed asju ei ole. Meil on ametnikukesed, kes teevad mõnusat Eesti ametnikku. Lugupeetud Riigikogu liikmed, ma arvan, et siin saalis on vähe neid, kes on nii palju sõnnikut visanud kui mina, kes on nii palju peenraid ja põllumaad kaevanud ja kündnud kui mina, kes on nii palju heina niitnud, kuhja pannud, loomadele ette tõstnud kui mina. Ma kardan, et siin ei ole nii palju inimesi, kes oleksid ehitanud nii palju maju kui mina, kes oleks tahunud ise kätega palke, et oleks naturaalne, mitte kuskilt saeveskist tulnud, kes on oma kätega ehitanud keldreid ja muid igasuguseid majapidamishooneid. Ma olen kõva töömees, kes ei löö risti ette ühegi töö ees. Vot nii. Ja nüüd otsime nad üles ja vaatame siis. Äkki muudavad oma suhtumist, nii et öppapunti saad pool hunti. See osa nüüd uuesti ümber kirjutada samad mõned kuupäevad on tähtsad. Allkirjad alla? Ja, aga me kirjutame ilusti ümber, siis lähevad allkirjad alla. Et niimoodi sellele lähe allkirja alla. Ja, selle saate ümber kirjutada algul. Et me kirjutame siin samas, muidu me ei annagi sellist loas. Alus ei ole praegu rohkem aega. Aga kuidas te võtate Arki, siis ma annan allkirja siia alla. Selles see mõte ongi, et see asi kirjutatakse koha peal ja kui sobis, siis pane allkirja, kui sobib, siis pane allkirja. See on nii allkirja, kui te pole seda kirja. Aitäh teile!